Ahoi sõbrad, nagu näha, siis lumi on maha tulnud ja nägu on naeru täis, sest et lõpuks ometi nüüd saab käia ka lumises looduses. Kui varasemalt oli kogu aeg selline hall ja tatine, siis peab ütlema, et ma olen väga oodanud, et see lumi tuleks maha, et proovida igasuguseid talviseid tegemisi, talviseid ellujäämisi, matkamisi ja kõike sellist. Täna aga on meil 31. detsember. Päike paistab, mõnus siuke tuulevaikne ilm ja olen mina tulnud siis kakerdaja rabasse kakerdama. Väga mõnus on siin, rahvast ka liigub. Aga rabade järjestusse pannes siis see on üks minu selliseid lemmikuid kohti, et kui mäletate, siis oleme isegi ühes videos siin ööbimas käinud. Aga mis me täna tegema hakkame on see, et lähme joome väikse tee kuskil rabas, sööme saia ja võtame siis selle aasta kokku, et mis me see aasta tegime, nägime ja mida me siis teeme järgmine aasta. Nii et hakkame kuskilt siit vaikselt minema. Siin on selline koht nagu Noku lõkkekoht. Siin on sellised ägedad majakesed, et kes on mind algusest peale jälginud, siis olete näinud, et käisime siin isegi üks kord ööbimas, magasime nendes, tegime süüa ja ainuke asi, mis on uus, siis see varjualune siin. Et kui meie siin enne matkafestivali käisime, siis sellist varjualust siin ei ole, et see on täitsa uus asi. Väga lahe. Kes ei ole siis vaadanud, minge vaadake ära video Aegviidu matkafestivalist, siis näete, kuidas me siin magasime. Lund ikka tuiskas siin mõnusalt. Mõnus siuke talve võlumaa. Paksu lund täis. See aastaga mingi hetk sai hangitud Samelini saapad, Eesti käsitöö. Ja kuna need saapakatted on ka Samelini omad, siis ma mõtlesin, ma testin ära, et kuidas nad ühtivad matkasaapaga ja praegu peab ütlema, et sobib väga hästi. Need on siis overbootsid ehk saapakatted ja et nendega on siis see, et hoiab jalga soojas ja kuivas. Väga siuke kasulik asi. Seda ma ei teadnudki, et siin lõkkeplats on ka väga ilus. Kuna see aasta lõpp on üsna tihe olnud, olin tööl väga hõivatud, siis ütleme see aasta lõpp videote mõttes läks natukene kehvemaks, et ei olnud aega neid videosi niimoodi teha ja ega ei olnud aega kuskil käia ka. Kogu vaba aeg kulus siis nädalavahetusel puhkamisele. Ja lisaks, kes siis varasemalt ka on jälginud näinud, siis mulle meeldib kangi ka väga tõsta ja mõtlesin, et võtan siis uuesti selle käsile, et mingi aeg oli õlg päris haige, ei saanud suuri raskusi tõsta. Aga nüüd hakkasin jälle harjutama ja raskused kasvavad, et vaatan äkki märtsis lähen proovin siis korra uuesti võistlustel. Vaatame, kuidas selle asjaga läheb. Hea meelega tahaks võtta suuna praegu kuskile siia raba keskele. Aga ma arvan, et laukad ei ole veel nii ära külmunud siin, et päris peale astuda ei saa. Mingi kirme siin on, aga ei tasu veel riskida. Peab ikka pikemat aega külm olema väljas. No, siit äärest saame korra katsuda. Jah. Ups. Ei ole veel külmunud. Seal eemal paistab üks populaarne ujumiskoht, kus suve varahommikutel väga palju inimesi võib kohata. Vaatame, kas õnnestub siit väljaspool rada minna. Mõnes kohas on lumi peaaegu põlvini juba. Pole paha. Ma arvan, ma istun siia lauka äärde maha. Täpselt siuke mõnus koht siin. Oot siuke see olemine siin on. Ümberringi üsna vaikne, mõnus.
muidugi põhitrassi peal inimesed voorivad edasi-tagasi. Küll aga ma tegin väikse siukse nurga endale siia. Et mul on natukene uusi asju ka ja ma mõtlen, et testime need kohe ära, teeme ühe sooja tee, joome natukene teed ja siis jõuame selle video tuuma juurde, võtame selle aasta kokku, et mida ma siis sellest aastast arvan. Üks kolleeg kinkis mulle sellise tulepulga. Katsetame kohe ära, et kui ta on. Lisaks siin vahepeal sai õemehele tehtud kingitus, et tal oli vaja metsas käimiseks siis nii-öelda seda põletit ja matkanõusid. Ja kui ma talle tellisin, siis ma mõtlesin, et võtan endale ka. Et siin komplektis on selline adapter, et saab siis panna kõiksugustele põletitele. Ja tegu on siis sellise voolikuga süsteemiga. Kerid selle vooliku siit lahti. Voldid selle siit ilusti lahti niimoodi. Siin jalad käivad ka all. Nii. Vooliku ühendad siis gaasi ära. Saad kõiksuguse, mis iganes gaasiballoonile selle panna. Kui adapter on ka. Ja mis on huvitav on see, et üldiselt kui te, kes on matkapriimuste asjadega kokku puutunud, siis tavaliselt seal on ainult üks selline põleti koht. Siin on aga 3, ehk siis ta annab väga, väga suurt jõudu sellele. Ja lisaks on see ka hea, et siin on see nii-öelda starter, et paned gaasi käima, vajutad nuppu ja läheb. Ja gaasi siis saab reguleerida siit selle otsast. Hind oli tal äkki mingi 23 €. Et katsetame kohe ära. Nii. Keerame selle gaasi siia otsa ilusti. Nõnda. Ja siin on nüüd sellega selline lugu, et tuleb siit natuke lahti keerata. Ja näete, hetkega töötab. Tundub väga asjalik asi. Ja saad siit siis reguleerida ka. Küll aga ma proovin korra tulepulgaga. Nii, sellel on muidugi see osa suht väike. Läkski. Töötab. Kodust vesi kaasas, kuigi tegelikult võib seda rabavett ka juua. Küll aga rabaveega on see, et praegu ei pääse sinna hästi ligi. Teeme ühe sükse terve potitäie teed ka meile siia lobisemiseks. Et rabavett võib juua küll, aga väga ei pääse sinna ligi. Ja rabaveega on see ka, et kui te joote rabavett, siis kandke kaasas mingeid näiteks soolapakike või mingi magneesium, mis iganes mineraalide pulber. Segage see hulka ja siis võite julgelt juua. Tundus süke hea tee, ingveri astelpoju puuviljatee. Vaatame, kuidas see siis mekib. Nii, ja läks täitsa keema. Kuna siin on süke pea 700 on vett, siis ma viskan 3 pakki sisse, teeme siukse tummise selle leotise ja paras juua küll. Teetõmmis on meil siin valmis ilusti. Kui hea ingveri lõhn. Siia kõrvale. Kui ennem ütlesin, et on mõnus tuulevaikne ilm, siis nüüd järsku kuskilt hiilis siuke väga tugev külm tuul ligi. Vähemalt on soe tee olemas. Saab siin mõnusalt olla. Ja söögipoolis ka kaasas. Ei saa praegu sinna väga kaamera juurde tulla, aga selline mõnus šokolaadiga mooni sai. Mõtlesin täna poes, et ei ole tükk aega sükest saiakest söönud, et miks mitte. Aasta lõpus ikka võib, sest et kaua see aastagi veel kestab nüüd. Nii, aga sööme selle ära, joome teed peale ja siis jutustame teiega natukene. Mis me siis see aasta ära tegime, sõbrad?
ütlen kohe ära, et ilma teieta ei oleks ma poolt seda kõike teinud ja tänu teie toetusele see asi siin kasvab ja areneb. Ütleme niimoodi, et see aasta oli täis väga palju sükest personaalset arengut ja seda siis eriti nagu eraeluliselt poolelt. Aasta oli täis palju uusi väljakutseid, võimalusi, palju õppimist, enesearengut, nagu ma ütlesin. Ja tunnen, et aasta lõpuks olen kordades parem inimene, kui ma olin aasta alguses. Käisime reisil kolm riiki, nendest 2 oli minu jaoks uued. Egiptus aasta alguses, Tuneesia sügisel ja tegime siis ka ühe sellise perereisi Türki, kus me käisime siis kevadel. Kokku lisasin 27 videot, millest kõige populaarsem oli tipitelgi video, et kui Temust tellisin tipitelgi. Ja nüüd, kui ma peast ei eksi, siis kõige vähem vaadatum video oli sellest Saksa toidupakist, mis oli 33 aastat vana. Küll aga ülejäänud toidupaki videod siis olid üsna sellised menukad, et hea tagasisidega inimestele tundub, et see meeldis. Ja kindlasti ma plaanin neid edaspidigi jätkata, kui saab kuskil siis käe vahele nendele huvitavatele pakkidele, et teadaolevalt siin aasta alguses võib-olla paar tükki tuleb, mis on ka sellised uued, mida ei ole kunagi näinud, et siis on koos teiega avastamisrõõmu. Kuna vana pea on tihti mõtteid täis ja kipub mõtetes kaduma minema palju, siis ma tegin endale väikese spikri ka siia telefoni. Kogu ülevaade siis selle aasta kanalist. Mis siis see aasta tõi? Aasta jooksul vaadati mu videoid kokku 153 892 korda. See tähendab seda, et see on üle 400 vaatamise päevas. Kokku vaadati siis 30 200 tundi ja see võrdus siis sellega, et iga päev veedeti minu kanaliga üle 3 ööpäeva jagu aega. Aitäh teile, sõbrad, kes te siis tulite, jäite ja kes te kindlasti ka juurde tulete. Te neid videosi vaatate, mille üle ma saan kõige rohkem uhke see aasta olla või mis mulle kõige rohkem rõõmu pakub, on see, et 2025 aasta tõi kanalile juurde 1928 uut tellijat. Kui ma neid videosid hakkasin panema, siis ma ei oleks elu sees arvanud, et see asi nii paljudele meeldida võib. Ma hakkasin neid videoid tegema sellepärast, et mingigi väike siuke jälg või märk endast maha jätta, sest et kunagi jään vanaks. Sirvin pildialbumeid, aga tegelikult mõttes oli see, et kui ma suudan talletada ära kõik need videod, siis kunagi 30 aasta pärast äkki on päris huvitav vaadata, kus ma käisin või mis ma tegin sel aastal. Et see oli ka üks videote mõte. Et siis kui kanal tõi 1928 uut jälget, see tegi siis ligi 5 inimest iga päev. Väga suur au on, et teile meeldib see, mis ma teen. Et te olete otsustanud seda kanalit tellida ja jälgida ja toetada. Ja ma loodan, et teid tuleb juurde. Et kunagi ma mõtlesin, et võiks saada 500 jälgijat. Kui 500 jälgijat oli täis, mõtlesin, et kunagi äkki saab 1000. Ja nüüd teid on siin üle 2500, kui ma ei eksi. Et võiks võtta, et järgmine aasta on see number siis äkki 3000. Mis siis statistika veel huvitav oli see, et enamus vaatajatest jäävad siis vanuse vahemikku 25–55, aga suurem tuumik nendest siis moodustub 35–55 aastastest meestest. Samamoodi rõõm, osad minuealised, osad minu vanemate ealised, et väga hea meel on, kui teile pakub huvi see, mis ma teen. Ja tagasisides, mis ma siis kuskil kuulnud olen, mis veel see aasta oli huvitav, on see, et päris paljud inimesed astusid ligi, ajasid juttu, tundsid ära. Ja üks läbiv asi, mis inimesed ütlesid, et neile lihtsalt meeldib see minu rahulik olek ja neile meeldib lihtsalt see, et paned
teleka käima ja vaatad ja saad lihtsalt rahulikult olla, et mõjub rahustavalt. Väga-väga hea meel, et ma suudan teile pakkuda võib-olla seda rahulolu õhtuti, eriti kui on olnud näiteks raske tööpäev, asjad lähevad jänni, ei ole võib-olla olnud suurem asi tuju, et võib-olla siis see minu väike video, mis te siin ära vaatate, toob natukenegi naeratust või rahulolu siia õhtusse. See oli ka huvitav, et 80% vaadatakse videosid telerist. See tähendabki see, et kui pannakse telerist käima, siis vaadatakse ikkagi algusest lõpuni või siis pool ja pool. Mingid märksõnad veel, mis ma panin, et jällegi populaarsed videod olid kõik siuke, kus ma olin metsas, tegelesin varustusega, tegime süüa, olime lõkke ääres, et siuke tipitelgiga, pikad matkapäevad, metsas küpsetamine, see siis pakkus inimestele rõõmu. 90% vaatajatest tuleb siis Eestist, 3% Soomest ja siis kõik see ülejäänud on mingi mudru lihtsalt, et ma arvan, seda nii tõsiselt ei saa võtta. Aga see annab jällegi siis ülevaate sellest, et see on puhas Eesti kanal, et me olemegi orienteeritud Eesti loodusele ja Eesti inimestele, et ei tee asja inglise keeles, vaid väga hea meel on teha seda oma kodukeeles, oma inimestele, jagada oma mõtteid, oma keelt. Et see kõik on ka siukene siiras rõõm. Külm hiilib siin naha vahele vaikselt. Nii, üks asi, mis inimestele veel meeldib väga rääkida, on raha. Kuna ma sain YouTube'i partneriks alles suvel, kui ma ei eksi, siis see oli vist mingi juulikuu, siis juulikuus kuni detsembrini teenisime siis YouTube'iga 290 €. See siis kõik tuleb nende reklaamide pealt, mis siin vahele viskab. Küll aga ma olen võtnud maha selle, et ei tuleks video ajal reklaame, et seal saab eraldi seadistada seda, siis mina võtsin selle maha, sest mind isiklikult häirib, kui ma vaatan videot, tuleb põnev koht ja laksti lööb reklaami ette. Ja jällegi suures pildis ei ole minu eesmärk selle asjaga raha teenida, vaid nagu ma ütlesin, see on ka mingis mõttes minu siuke meelerahufond vanaduspõlve, kus ma saan kunagi siis neid videosi vaadata ja mõelda ja tunda end hästi, et sai ikkagi vägevaid asju tehtud. Mis ma siia veel kirja panin, on see, et numbrid ei ole tegelikult olulised. Oluline on lihtsalt see, mis sa teed, et sa oled ise rahul ja kui sa oled ise rahul, siis see kajastub ka tegelikult videotes, kui teie annate mulle tagasisidet, kas te olete rahul või mitte. Et senimaani te olete andnud mulle väga head tagasisidet ja tundub, et meeldib see kõik. Mis ma siis veel siia endale kirja panin märkmikusse? Kui eile seda siia kirja panin, siis mul oli selline mõte, et ma ei plaani teha rohkem videoid, vaid minu eesmärk on teha siis paremaid videosid. Iga videoga ma tahan saada paremaks, ma tahan areneda, ma tahan tuua teile kvaliteetsemat sisu ja see ongi see siis, mis tagab minule selle rahulolu, et kes käib trennis, kes käib tantsutrennis, kes istub sõbraga, joob kohvilaua taga, siis see on minu selline hobi, kuidas oma aega veeta. Nagu ma ütlesin, siis 27 videot, mis tegelikult ei ole paha tulemus, kuna nagu ütlesin, siin aasta lõpupoole on natukene kiire olnud tööalaselt, ei olnud võib-olla nii palju aega, siis ma üritan ikkagi järgmine aasta selle numbri üle teha. Et järgmine aasta võiks see number olla äkki 30 juba. Võiks iga kuu ikkagi 1-2 videot teha, kui mitte rohkem. Mis ma siis oskan öelda? Ma vist ei suuda seda sõnadesse panna, kui tänulik ma teile olen, et te ikkagi toetate, vaatate, tunnete ära mind kuskil, tulete juttu rääkima. See on kõik ainult siiras rõõm. Mis nüüd saab aastal 2026? Eraeluliselt plaanin natukene muuta oma elu ja muuta selles osas, et uus töökoht, uus elukoht, üldse kolida Põhja-Eestist Lõuna-Eestisse ja muuta siis natukene kõiki selliseid asju. Kindlasti tahan personaalselt areneda palju. Vaikselt hakkan töötama enda ettevõtte nimel. See kindlasti võtab rohkem aega, tahab rohkem süvenemist ja selle nimel tuleb siis töötama hakata, et
kui on õige aeg, siis ma räägin teile, mis mul siin kavas on ja mis me tegema hakkame. Sellele kõigele saate teie ka kaasa elada. Kindlasti plaanin väga palju uusi videoid teile tuua. Siin tegelikult ongi mõned projektid käimas. Mingi aeg siin enda Discordis tegin väikse sellise üleskutse, et kes tahab, saab õla alla panna ühele uue video loomisele. Ja kokku siis sinna panustati üle 250 euro. Ja sinna video sisu on siis see, et tellisin teatud asjad ja siis lähme nende asjadega teatud asju tegema. Aga sellest siis lähemalt, kui see video kätte jõuab. Kindlasti on plaanis testida erinevat matkavarustust, käia erinevatel matkadel, matkata talvel. Tipitelk läheb nüüd talvel töösse, et tegemisi jagub. Reiside koha pealt ma ei oska veel öelda, kas me järgmine aasta reisime, sest et põhirõhk ja finants kõik läheb Lõuna-Eestis minu suvila / metsaonni loomisele. Et plaanis on see koht seal kevadest kuni hilissügiseni nõnda valmis luua, et saaksin seal siis edaspidi kogu aeg olla, talvel käia ja vaatame, mis siis sellest välja kukub. Et kui me mingi reisi teeme, siis ma arvan, me teeme seda suve lõpus, sügisel, et suve pikendada kuskil, aga ei ole veel kindel kus. Et üks võimalus on läheme autoga reisile. Et olen siin tükk aega mõelnud, tahaks minna Poola ja Slovakkiasse, sinna Tatra mägedesse igale poole. Et vaatame, võib-olla me teeme hoopis sellise asja. Lisaks ikkagi alati ma mõtlen teie peale ka. Ja kuna mulle meeldib siuke kommuuni elu ja luua siukest ühist asja, siis on plaanis ka vaatajatega teha koos üks ühisretk. Toimub see siis 24. veebruar Eesti Vabariigi aastapäeval. Ja selle kohta info tuleb siis mõne nädala pärast ja kohti on seal piiratud. See on väikese osalustasuga. Ja kui keegi küsib, miks osalustasuga, siis lihtsalt elu on näidanud, et kuulutad midagi välja, siis kõik on tulijad, lõpuks ei tule kedagi. Et see väike osalustasu siis tagab selle, et teil on seal koht olemas, te saate minu käest süüa, juua, sööme kiluleiba, sööme kooki ja lähme teeme koos ühe siukse looduses olemise. Ja ega rohkem nagu ma ei olegi mõelnud. Eks palju asju tuleb kindlasti jooksvalt ka, et olen igasugustele pakkumistele ja võimalustele avatud, kui keegi tahab koostööd teha, kui keegi tahab ühiseid videosid teha, et siin kindlasti Lõuna-Eesti metsarahvaga võtame koos erinevaid asju ette ja vaatame selle koha pealt ka. Ja mingi hetk siis kindlasti teen ka video trennis. See ei ole küll üldse matkasisu ega millega seotud, küll aga trenni mulle meeldib väga teha. Jõusaalis käin peaaegu, et iga päev ja siis ma lihtsalt näitan teile, et kuidas ma valmistusin võistluseks, kuidas võistlusel läks. Seda siis juhul, kui ma lähen võistlema. Kui ei lähe, siis teeme ikkagi mingi siukse kerge ülevaate, et milline üks nädal minu trenne välja näeb. Vot nõnda. Mina tänan, et sa oled olnud selle aasta koos minuga, et sa oled leidnud oma tee siia, sa oled siia jäänud, jätkuvalt tuled tagasi. Et see kõik on ainult siiras rõõm. Ja omalt poolt siis nagu ikka ootan sind koos endaga seiklema igale poole. Kui te mind kuskil näete, ei pea kartma, tulge rääkige juttu. Jagan lahkesti matkanippe, matkajutte. Uus aasta on alati populaarne aeg, kui lubatakse endale igasuguseid lubadusi, et see aasta teen seda toda. Siis tegelikult mina arvan, et ärge lubage midagi. Olge lihtsalt teie ise. Tehke asju, mis teile meeldib teha. Sööge teile, mis teile meeldib süüa, käige, kus te tahate käia. Nii kaua, kuni keegi haiget ei saa, ega kellegile liiga ei tee. Ja ma arvan, et nõnda see elu läheb, et ikkagi kõik võimalused, mis elus tulevad, need tulevad ise kätte. Ja võimalustust tuleb lihtsalt kinni haarata ja teha enda elu võimalikult meeldivaks. Soovin sulle, sinu lähedastele, perele, sõpradele, kõigile meeleolukat vana aasta lõppu, ärge üle pingutage
ja loodan, et siis uus aasta toob teie ellu rohkem päikest, rõõmu, kordaminekuid, palju seiklusi ja et sa tuleks ka siis siia kanalile tagasi. Olge mõnusad, näeme järgmises videos.